Oi, küll. Minu laulu vist teavad siin kõik udus rippuvad kelluka kannud, sest et kõik nad siit Karjamaalt sõid, vaid üks vallatu lehku on pannud. Üle vainude valendav aur mul on närbunud karukell süles. Igaühel on siin oma laul ja oma ei leiagi üles. Oleme jõudnud 29 suure muusikafestivali esimese lõunatunnini ja ma usun, et need ette loetud read on kõikidele Eestimaa inimestele tuttavad. Pooled teavad neid Heliläätse poolt laulduna ja teine pool teab Metsatõlli poolt tuntuks laulduna. Aga enne seda, kui keegi saaks ühed read tuntuks laulda, on need read vaja kirjutada. Ja mul on hea meel tutvustada, õigemini aega tutvustamist, anda sõna meie tänastele lõunatunni külalistele, kirjanik Leelo Tungal, tere tulemast! Vestlust aitab natuke siis suunata, kui selleks on vajadus. Annika Kadak, kes on meie enda valla inimene, aga täna on ametis kõrvalvalla Põhja-Pärnumaa raamatukogu juhataja. Et aitäh, Annika, sulle tulemast meie lõunatundi ja enne veel, kui ma teile sõna annan, siis samad ridade kohta, mida ma teile ette lugesin, siis eile lugesin ka natuke, et ette valmistada, et ennast meeleolusse viia, siis need read on Leelo kirjutanud 17-aastasena. 15. 17 oli sellest dokumendis kirjas. Noortelaagris. Ja alles pärast seda, kui Valter Ojakäär oli selle lauluks kirjutanud, said hiljem teada raadiost kuulates, et need read on kirjutatud lauluks ja hiljem tekkis kontakt Valteriga. Aga kõigest sellest ja ilmselt ka paljust muust täna lõunatulis juttu tulebki ja nüüd ma annan sõna Leelole ja Annikale. Palun! Aitäh! No tere! Tundub, et vahel on nii, et aeg voolab kiiremini kui informatsioon, et täpsustan mind Põhja-Pärnumaalt enam ei leia. Tänaseks ma olen lihtsalt suur raamatusõber ja lugemise entusiast. Kui korraldajad selle ettepaneku tegid, siis inertsist ütlesin jaa, sest see tundus olema eluvõimalus. Pärast muidugi hakkas põlv natukene värisema. Aga elu on õpetanud ühte, et usalda protsess ja lähme. Leelo Tungal. No ei vaja ilmselt tutvustust. Et kui Priit mulle helistas, panin ka silmad kinni ja oma peas korraldasin kuidagi sellise sõnapilve, et mis esimesena tuleb ja mul tulid sellised märksõnad, et lapsed, isamaa armastus, sotsiaalsed teemad, kodu, eesti keel. Et mille te veel lisaksite sinna nimekirja või tahaksite hoopis ära võtta midagi mu peast? Võtaks hea meelega, tähendab. Ma olen nii nagu mu kadunud isa, kes armastas kõnekäände ja rahvalikke väljendeid, ütles mu kohta mitme pere koer. Selles ongi see pidi olema selline koer, kes käib kord ühes peres, kord teises ja minul on ka tõesti, et just siin praegu härra Märdile siin kurtsin, et sain teada, et ma olen selle uus Sipsiku film on tulemas ja sinna laulutekstid ja nüüd tuleb välja, et esitaja on teine, peab selle täna õhtul ümber tegema. Täna õhtul pean ära lugema Eesti looduse intervjuu korrektuuri ja ühe väikese armsa tõlke ära tegema. Ja kõik on tänase õhtu peale. Kogu aeg ei ole nii, aga just sellepärast, et need on nii erinevad asjad. Et esimesele Sipsiku filmile sai see laulud tehtud, aga nüüd see teine tuleb natuke teistmoodi jälle. Aga ma tõepoolest nii mitme erineva asjaga olen tegelenud ja aeg-ajalt olen ennast süüdistanud, et ma pean natuke kitsamat profiili ikkagi hoidma. Aga jälle ei saa, ma olen vilets ei-ütleja. Ma püüan õppida, ma nüüd hiljuti sain ühe ei öeldud ja see, mul on sellest nii hea meel, nii uhke olen ja ei olnudki palju pahandust, aga mul paistab, et
et ei, samas jälle nii palju asju on huvitavaid ja maailm ongi ka huvitav, isegi minu vanuses ja siin seda ma ei saa küll öelda. Veel mõned aastad tagasi on selline kõnekäänd kõlks, et vanus on ainult number passis. Mõni aasta tagasi ma veel uskusin seda, aga praegu ma hakkan juba pika peale vaatama, et ei ole ainult number, et ei ole nii palju jõudu enam, kui oli, ütleme, 3-40-selt. Et 3-40-sed õnneseened, kõik on ees alles ja kõik on jõudu tuleb ja puha. Aga nüüd jah, tõepoolest on, ma tahaks väga lihtsalt kirjutada, istuda, aga sinna juurde muidugi on ka sõite ja käike ja samas jälle elu ei ole igav. Nii et seda küll jah, mõtlen, et peaks natuke rohkem paigas olema ja kirjutama rohkem. Te kirjutate ja toimetate ju tegelikult niimoodi põlvkondade üleselt ja väga pikalt olnud hea laps on olnud üks suur südameasi, et tänapäeva lapsed kasvavad kuidagi nende ekraanide ja muutuvad digimaailma keskel, et kuidas ja kas kirjandus üldse peaks nagu muutuma, et võistelda tähelepanu eest algoritmidega koos? Ei, ma arvan, et kirjandus peab ikkagi jääma ja ma isegi kogu selle interneti võidukäigu juures ja kogu selle, meil on nii targad õpetajad ka, igasuguseid on muidugi ka, aga meil on palju õpetajaid, kes mõtlevad ikkagi välja ka selle, et ei kaoks ära selline asi nagu raamat. Kuigi tõepoolest, et neid seadmeid kõiki on niivõrd palju, aga kui siin head last meenutasite, siis mina tahtsin meenutada Suure Jaani kooli õpetajat Kersti Vendelini, kes oma õpilastega, see oli minu üks suuremaid elamusi, üks õpetaja, kes pidevalt pidas ajakirjaga hea laps sidet, ta saatis kogu aeg, tulid suured ümbrikud nende Suure Jaani õpilaste töödega ja nad olid vormistatud nii ilusasti, neil olid piltidel raamid ümber ja muud. Meil olime natuke hädaski, sest igas numbris on piiratud arv auhindu, aga ma arvan, et paar aastat läks peaaegu igas või vähemalt üle numbri läks mingi auhind sinna Suure Jaanisse tänu õpetajale, kes viitsis lastega mängida. Nii et tegelikult kirjandus ongi natuke ka mängimine, ka lugemine on tegelikult, me mängime koos selle autoriga ja tunnistagem endale ausalt, ega me kõik vist loeme vähem kui kunagi varem, et internetis on ikka vaadata. Aga samas ma olen nüüd juba 8 aasta ealapse toimetusest bossi koha pealt ära, aga väga õnnelik olen, et Kätlin Vainola jätkab sama liini, et lapsed peavad kirjutama ise, lapsed peavad lugema ja käin ikka nendega aeg-ajalt kaasas kohtumistel ja arvan, et kui alguses nagu tulid, ma tundsin juba selle Suure Jaani õpetaja Vendelini käekirja ära suure ümbriku pealt, teiste paljude laste käekirju, seal oli Roland Laos, kellest sai näitleja ja siis oli seal palju Marek Rei, kellest on nüüd õppejõud Londonis saanud ülikoolis. See on laste kasvamist on kohutavalt tore vaadata, aga nüüd paberkirju enam ei tulegi peaaegu. Aga midagi pole öelda, ka internetikirjad, nad enamasti on ilma vigadest, ikka üsna korrektsed. Nii et ei ole, kui algul tundus, et internet on selline asi, mis paneb lapsed lohakalt kirjutama,
siis ma nüüd vaatan, võib-olla nad panevad tehisaru tööle, ma ei tea, aga nüüd nad kirjutavad aina paremini. Ja muinasjutuvõistlusele samamoodi üle 200 töö ja väga korralikult kirjutatud, nii et ma soovin ainult jõudu õpetajatele, sellepärast ega nende elu kerge ei ole. Mitte nende laste pärast, vaid nende bürokraatlike nõudmiste pärast, mida nad kõike peavad tegema ja teadma. Et õpetaja võib-olla ei pruugi lapsele otsa vaatagi, aga ta peab kirjutama 20 rubriiki sellest, kuidas pikkus, laius, söök, kodune olukord, ma ei tea mida kõike. Nii et natukene loodaks, et olukord läheb natukene inimlikumaks. Aga nüüd oli mul rõõm näha Kersti Vendelini, nii et ta oli natuke lühemaks jäänud. Ja mäletas, et ta oli hästi pikk, ilus pikk blond õpetaja. Aga siin kuulsin, et ta ei karna enam nii kõrgeid kontsi. Nii et kui paned kontsad alla, on jälle peajagu pikk ja nii tore, kui on kahju, et ta maasoolana praegu ei tööta, aga äkki veel hakkab, ei tea. Ma noppisin siit üles sõna mängima, et mängul on ju elus hästi suur roll, et teil on ka kuidagi keelemängudel roll, rütmil, riimil, et aga milline on lemmik eestikeelne sõna? Võib-olla isegi 2 sõna, üks nagu kõlalt ja teine tähenduselt. Tähenduselt, ma arvan. Neid on nii palju ilusaid sõnu, et meeletu on, aga ütleme kevad. Kõlab hästi ja tähendus on ka ja annab lootust, jah, just nimelt. Et kui kevad on olemas, siis on kõik hästi, kõik olemas. Ja ma ei tea, ma rohkem ei oska öelda, ega siin on väga palju ilusaid sõnu eesti keeles. Mu viimane lastekogu oligi, ma võtsin mõned luuletused kaasa, raamatut ei võtnud, oli laste maitse ja siis ma nagu pühendasingi kõnekähendudele ja vanasõnadele. Sest mida ma märkasin laste puhul, kui mina olin väike, ma ei ütle, et see oli ideaalne lapsepõlv. Ma olin palju üksinda ja lugesin ja olin koertega ja pimedas toas ja lugesin pikali ka ja nii edasi ja kõik. Seda mitte, aga sellegi poolest, kui ma olin väike, siis mind huvitas, üks vanaema oli mul Siberis, aga teine vanaema, tema lapsepõlve asjad huvitasid. Mind huvitas, kui isa oli väike, kui tädid olid väikesed, kõik mind huvitas. Televiisor tollal veel ei olnud ja me rääkisime oma vahel juttu. Ja isegi vanaema kutsus seda videviku pidamiseks. Pärast sööki nähtavasti lapsed ei viitsi lesida, aga vanemad inimesed hea meelega heidavad rändsakkile ja natuke puhkavad ja siis kutsuvad seda videviku pidamiseks ja siis vahetatakse oma vahel muljeid ja kõike muud. Et see aeg on kadunud. Laps vaatab üle arvutist, et oota, mis oli üks sööma või oota, kas keegi helistas või ja ise samamoodi, et mul on nüüd kiire töö käsil, et ma pärast räägin, pärast võib-olla laps ei tahagi enam või tal on see teema meelest läinud. See omavaheline suhtlemine. Ühest küljest kõik need masinad ja elektroonika, see võimaldab ju kaugete inimestega suhelda ja igal ajal ja isegi seal Zoomi koosolekuid pidada ja kõiki. Aga see niisugune lihtne inimlik suhtlemine just minu jaoks oli see lapselapse ja vanaema suhe. Ma arvan, et vanaemad vahel tunnevad praegu, mina vahel tunnen küll puudust, kuigi ma olen kah selles mõttes, et ma ikkagi istun seal arvutis ja teen oma tööd seal, kui võiks sel ajal ja samal ajal riidlen, et ei lähe telefoni ja et ei hakkaks nüüd ainult niisugusi mingeid YouTube'i asju vaatama või veel hullem TikTok'e.
et sellest jah, on nüüd kahju, aga siis ma mõtlesingi, et ma kirjutan ühe hulga neid niisugusi luuletusi lastele, kus on kõnekäänud ja niisugused vanasõnad ka sees, sellepärast et noh, näiteks enamasti teavad lapsed siiski, mis on Välgu Mihkel, huvitav küll. Seda nad teavad, noh, et sellega saab kas või gaasipliidilgi võib-olla tuld panna või midagi. Aga näiteks selline vana sõna, mis minu kodus oli olemas, laiskliisu. Kas siin keegi teab, mis on laisk? Jah. Täpselt, just nõudepesusega kuivatusrest. Ja on ju ilus sõna laiskliisu, see tähendab, et sa ei viitsi kuivatada, vaid ja Eesti rahvas oli ikka väga andekas mu meelest, sest et kui me mõtleme, soovitan kindlasti on raamatukogus siin, mul on nüüd 3 köidet, kuulsin, et on vist ikka 4 ka aastaõimu koostatud need kõnekäänud. Ja sealt tõepoolest leiab suurepäraseid asju. Ühest küljest mul hakkas hale, kui ma lugesin sellest, kui raske meie esivanemate elu oli. Et selline kõnekäänd ka, et lõi ukse nii, või kui karjus nii kõvasti, et lutikad kukkusid seinaprao vahelt välja ja tahm pudeles laest. Siis mõtled, et vaesekesed, need lutikad olid seinapragude vahel ja lagi oli tahmane, must lagi on meie toal, eks ole. Aga näe, tegid nalja ja mõtlesid, ei kirjutanud, aga mõtlesid välja rahvalaule ja tikkisid oma ilusaid rahvariideid ja pürgisid kogu aeg ilu poole ka. Ja siis ma ikka, aga äkki loete? Ma mõtlesin, et ma mõne ikkagi loen, kuigi need on jah, ei ole suurte inimeste asjad, aga ma igaks juhuks võtsin, et mis see siis on, kui ma ainult niisama jutustame juures. Nüüd on selline vanasõna, nagu vahel ma olen lasknud lastel välja arvata, et missugusest vanasõnast on juttu, aga mõnel on ka pealkiri kohe. Näiteks selline lugu nagu, selline, see on nüüd vanasõna. Ära hõiska enne õhtut. Võid hilisõhtul hõisata, kui elad üksi mõisassa, kuid ühismajas mõista vist ei osata su hõiskamist. Kui hõiskad öösel hilisel, võib heliseda ukse kell, näed naabrit, vaata ahvi, ta su hõiskeid laseb trahvida. Nii et ega vanasõna ikka ei saa alati olla, aga selline küsija suu peal ei lööda. Kui tahad rahus elada, siis muudku aina küsi. Mis sest, et sulle vastamiseks teistel pole püsi, sest vanasõna õpetab ja see ju pole vale, suu peale mitte kunagi ei lööda küsijale. Kuid vahel kardan küsida, sest kuskil pole öeldud, et pepu peale küsijale iial pole löödud. Et sellised asjad. Aga siis veel selline, kui juba korra jäime laste asjade peale, loeksin veel ühe niisuguse nagu 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Võin õmblemises kõiki võita siin, see pole mulle väljakutse mingi. Ma 1 korral mõõtsin ja 2 korral mõõtsin ja 3. korral mõõtsin ja 4. korral mõõtsin ja 5. korral mõõtsin ja 6. korral mõõtsin ja 7. korral mõõtsin ja 8. korral mõõtsin ja 9. korral mõõtsin ja 10. korral lõikasin, siis pooleks mõõdulindi. Kui liiga palju mõõta ka, ikkagi ei maksa, aga
ma ei tea, päris ära teid tüüdata ka ei taha, aga ühe niisuguse loo veel loeksin. Koer tunneb koera. Koer tunneb koera ükskõik mis tõust ja hoolimata karvast, kasvust, jõust. Üksteisest koera näevad hurt ja taksi, kuid krantsegi nad sõbraks tunnistaksid. Nii vapralt käitub väike papillon, kes saatjaks kirjaniku papillon. On koera lõhn ka saledal salukil, kes elab hapra luuletaja kukil. Suur Bernardiin peab sõbraks hagijaid ja harjas koeri ringi sagivaid ning saksa lambakoeral labradore on aia vahelt nuusutada tore. Kuid inimest, kas on ta paks või kõhn, ei paita huvitavat teiste lõhn. Neid vaadates on koertel vahel tunne, et inimene inimest ei tunne. Selline kurb luuletus, aga mõtlesin veel, et siiski ühe lastega loeksin võib-olla veel, aga võib-olla räägime vahepeal siis juttu, et. No räägime, et see looming on alati ju tulvil sellist soojust ja positiivsust, isegi siis, kui te käsitlete ränki teemasid, mida ei ole ju vähe. Siin nõukogude aeg, küüditamised, et mis on see retsept, kuidas hoida seda elgust? Kas see tuleb nüüd geenidega kuskilt või on elu õpetanud? Ei, eks ma ikka nutan ka vahel ja olen hädas ka ja ei ole kogu aeg, aga ma püüan siis, noore seas oli nagu teistmoodi. Isegi ma ei ole nagu eriti päevikut pidanud, kuigi nüüd hakkasin mälestusi kirjutamas, need on, meie sellest ajast peab ka ikka rääkima, ega ei olnud seal nõukogude ajal oli ka ilus noorus olemas, ega siis kuigi aeg oli raske ja midagi polnud või mis tahes, aga hakkas lihtsalt oludest ja kõigest muust ja inimestest. Hakkasin küll, aga päeviku pidamisega olid nõnda, et mitmeid kordi võtsin käsile ja ikka jäi pooleli ja siis ma nüüd takkajärele vaatasin ja märkasin, mida ma märkasin. Ma hakkasin päevikut pidama siis, kui midagi oli halvasti, kui oli väga kurb olla, kellelgi oli petta saanud või mees ei tulnud õigel ajal koju ja need lapse sünnipäev ja jääb nelja peale ja kogu aeg olid need niisugused halva tooniga asjad. Ja siis mõtlesin, muidugi, siis kui kõik oli hästi, siis mul polnud aega kirjutada. Siis oligi hästi, siis oli lastega oli vaja tegelda, siis oli mehega vaja tegelda, sõpradega, kõigega. Et parem ma juba neid niisuguse asju ei avalda küll, aga muidugi on seal mõned faktid on olnud toredad. Näiteks, kas oli 88. aastal märtsikuus on mul kirjutatud NB Mine kirjanike liitu. Iga naisliige saab 8. märtsil osta 2 paari punase koidu suppüks. Ja saigi need, mõelge, et isegi need samad paksud, mis olid Paklu kohalt ka jämedad ja laiad kõigile, neid ei olnud nii palju ja siis jälle mingil kohas oli jälle, et enne Nääre oli kirjanike liidus anti 2 pakki neid 250 grammiseid kohvipakke venekeelse kirjaga. Need olid ilma sigurita, poes olid siguritega. Kohviubade vahepeal oli niisugune aeg, kus neid ei olnud. Alles siis, kui nad läksid 4-kordse hinnaga, siis need äkki jälle paisati müüki, nii et nõukogude ajal oli selline statistika tehtud, et iga Nõukogude Liidu kodanik tarbib aastas, see oli 200 grammi kohvi. Aga see oli üleüldine statistika, võib-olla seal Kesk-Aasias, kus 100 000 elu sees polnud kohvid, ei tahtnud, neil oli hea roheline tee, jõid seda.
aga Eestis oli jälle selle 200 grammiga ikka aastat välja ei vea kuidagi. Nii et kõik oli hoopis teistmoodi. Ja siis mõtledki, et katsud nagu vaadata midagi head on alati siin elus. Kunagi oli üks Hiina muinasjutt. See oli ühest emakesest, kellel oli 2 poega. Ja ta oli pidevalt nuttis, need täiskasvanud, mõlemad olid väga tublid pojad. Nimelt üks neist oli veevedaja poegadest, 2 kooguga ilusad pildid olid. Ja teine oli siis vihmavarju müüja. Ja miks ta nuttis sellepärast, et siis kui vihma ei sadanud, siis vihmavarju müüja üldse raha ei saanud kuskilt. Aga jälle kui sadas, siis jälle veemüüjast poeg ei saanud midagi müüa. Nii et pidevalt nuttis see emakene, kuni läks targa juurde, ütles, et kuidas ma nüüd edasi elan. Tark õpetas, et ütles nõnda, aga sa mõtle, kui vihma sajab, siis mõtle selle poja peale, kes vihmavarja müüb. Ja siis kui on ilus ilm, siis mõtle ja päike poistab, mõtle selle poja peale, kes vett müüb. Ja emake hakkaski nii tegema ja enne elu oli hoopis ilusam ja rõõmsam. Et me aeg-ajalt katsume mõelda, et äkki ikkagi keegi saab vihmavarja vähemalt müüa, kui me ise kurvastame selle vihma üle. Nii et ma arvan küll, et igas elus on, aga muidugi mul ka kogu aeg juhtub ka, ma ei saa öelda, halbu asju juhtub, aga ka väga naljakaid lugusid ja segadusi ja sekeldusi, mille üle on takkajärele ilus mõnus naerda, aga kuidagi juhtub kohe, ei tea mismoodi, aga ja lapsest peale, aga naljakas lugu. Anne Veskile ma olen hästi palju tekste teinud, ma üldiselt väga palju ei taha enam viimasel ajal laulu tekste teha, eriti valmis muusikale, sest palju lihtsalt sündikas teeb kellelegi meloodia valmis ja siis pane sinna sõnad, ma ei tahaks nagu, aga noorest peale, et Anne on alati nagu teadnud, mida ta tahab, et on väga oma, tipikas tõesti, kes on realist, kes teab, mida ta tahab, ta ei taha kellelegi haiget teha, ta ei taha kellelegi midagi ära võtta, aga enda eest seista ta oskab. Ka siis, kui ei ole enam meest kõrval. Ma ütlesin, et kuidas sa nii, mina imestasin, et nii optimistlik suudad olla. Aga ei tohi halbade asjade peale taha vaadata. Vaata ainult heade asjade peale ja mõtle homse päeva peale. Mõtle, mis sa kavatsed teha. Siis läheb tuju kohe paremaks. No vot, ta tõepoolest, eks tal on padja sisse nutmise päevi ka, nagu ta on öelnud, jah, aga käisi minu keskmine tütar ka aeg-ajalt tõlgib muusikale, ta oli tõlkinud ühe vahva muusikali. Ma praegu ei suuda sellest baleriin poisist ja niisugune inglise lugu ja me Solarise majas seal oli siis esietendus ja pere siis sai sinna kõige kõrgemale, ma hoiatan teid kõige kõrgemale rõdule istekohad, kuna me saime tasuta, siis need olid jah tõesti, väga raske oli sinna ligi pääseda ja raske oli ka, seetõttu ma vaheajal ei hakanud välja minema, istusin seal samas, see oli vanemuine, tegi seda külalisena ja minu kõrval istus üks ema 2 väikse poisiga, ajasime nendega juttu, need ka ei tahtnud vaheajal välja minna, et ema ütles, et nad kukuvad siin koos, et see on väga halvad kohad. Ja siis, kui etendus lõppes, siis plaksutasime ja jätsime hüvasti nende poistega ja siis ema ütleb, et paluks te
autogrammi ja ma ütlesin, et aga see ei ole minu tükk, et ma ei ole siin sellega kuidagi seotud. Ta ütleb, et no ei, kirjutage ikka. Ega siis iga päev Anne Veski kõrval ei saa istuda. Mul vajus suu lahti, ma ei ole elu sees blond olnud ega midagi. Ja siis pidin vabandama, et ma ei ole Anne Veski, aga ma võin, kirjutage ikka siin. Ah soo ja vabandust. Huvitav, see oli niisugune üllatus mulle, et oli kohe naljakas. Aga räägime natukene muusikast. Enne võib-olla, kui natukene selliste tõsisemate teemade juurde minna, et ma ei tea, võib-olla on see ka väga tõsine, mis ma nüüd küsin. Et kuidas nende Eurovisiooni õhtutööde ja Eurovisiooni järgsete hommikutega on, et te ju teete nendele seadetele eestikeelsed tekstid. Ja mulle on tundunud, et vahel ei ole seda algmaterjali ka ülemäära palju. No jah, eks nad ole üsna omapärased ja see sai alguse, ma ei oleks arvanud, et ma seda võtan. Karmo tegi ju suurepäraselt ja samal ajal, sel ajal oli ju tegelikult üsna keelatud ju neid lääne asju teha. Ma imestan, et kuidagi nad seal raadios oskasid kokku leppida, et enamasti laulis Heli Lääts neid. Tänavpink ja Puu oli väga ilus ja mis seal veel oli, Tsirkus alati jääb ja palju ilusaid laule. Ja ma ei oleks võtnud, aga see algas nõnda, et ma tõlkisin Vanemuisele ooperi Fantoomi koos noorima tütrega, kes tegi proosa osa ja mina tõlkisin laulu. Väga raske oli tõlkida, tõesti väga-väga. See Lloyd Webber on ikka see, ma ei ole ju muusik ja see oli väga, aga sai lõpuks valmis ja jälle proovitud ja läksime esietendusele, istume Magdalenaga seal. Ja siis Marko Reikop, kes on suur muusikali ja ooperi fänn ju tuleb ja ütleb, kuule, ma näen, et sina oled tõlkinud, aga ma tahaks näha, kuidas seda on võimalik tõlkida. Ütlesin, eks vaatame, endal oli natuke paha tunne küll ja imelik. Ja siis hakkas see ooper käima seal ja siis natuke saa pärast Marko poole vaatuse pealt vaatab minu poole. Ta võlus mind sellega ära. Mul oli nii hea meel, et niisugune asja fänn kiidab ja pärast tuli juurde, ütles, et kuule, et saite hakkama, et see on ikka täitsa raske asi. Ja võt sellega ja siis ütleb, et kuule, kas sa ei vitsiks Eurovisiooni. Mõtlesin, et ma vaatame, et ei ole ja võib-olla küll, mu süda oli juba nii soojaks läinud sellest ja siis ta juba nagu järgmine kord oli, et ta helistas ja rääkis, ikkagi rääkis pehmeks ja siis kuidagi jäigi nii. Ainult üks kord on teie oma Suure-Jaani inimene Marek Sadam koos Genkaga. Ma olin siis Poolas, mul tuli raamat välja ja nemad seda Ukraina laulu kahekesi, see oligi pooleldi räpp vist ja naise nimega. Aga muidu olen jah kogu aeg teinud ja aeg-ajalt on ikka ehmatus küll, kui sa kuulad kogu esitus, kõik on efektne ja kui sa siis prindid välja selle teksti ingliskeelse või mis taga jah, enamasti ingliskeelne ja siis mõtled, et ei võimatu. Et seal ei olegi ju midagi teha ja üht-teist on ikka päris või nii kerglased ja ebaloogilisi asju on seal ka, et Rootsi laulul oli sellest, kuidas laula nagu koolibri oli vist jah. Ma veel helistasin Turovskile, küsiks, kas on võimalik, ütleb ei, koolibrid ei laula, et summistavad oma neid tiibu, et sellest tekib see ja kõik, et aga laulus on, ma kahtlusin kuidagi seda vältida, et
hammering seal oli sumise, mis kuidagi sain ümber panna. Aga jah, ja samal ajal jälle, kui takkajärele mõelda, oli see, kunagi oli Iisraeli laul Toi mänguasi, leluks tõlkisin ja see oli võimatult raske ja see oli just emadepäeval. Ma nii mäletan seda, mul olid sütred olid meie lähedal Padisel pannud, ta oli väike niisugune söögikoht, laua kinni, et viivad ema sööma ja ema istub ja hoiab pead kinni, et ei saa. Vikipeediast, kus ma kõik uurisin, sest seal oli tegu paljude mängunimede loetlusega, elektroonilisi mänge, mida mina pole kunagi mänginud ja midagi oli seal veel. Kõige lihtsam oli seal see Barbi, seda ma tean küll jah, aga ja küll oli sellega vaeva. Aga nüüd, kui Birgit Õigemeel seda laulu laulis, nüüd ta on ju see, mis Birgiti nimi on? Sarrap, jah, just nimelt. Ta nii hästi laulis, et mu meelest kohe sama hea oli, kui see, aga ta oli ilusam, kui see Juudit Tark laulis, nii et ta oli kohe väga, nii et nendega on jah seiklusi ja lõpuks jõudsime sinna Padisele ka ja me nüüd lühidalt jõudsime midagi põskega pista, aga midagi pole pea, ma ei saa pooleli jätta, ja seda enam, et kui sa tunned, et on kiire, seda enam tuleb kramp sisse, ei tule, ei tule, et peaks nagu vaim peale tulema, et ei ole. Et see tunne, et tahaks piltlikult pliiatsid pooleks murda, sahtli kinni lükata ja ukse vaikselt ka ja minna kööki ühe kohvi teha. Ja aga aeg-ajalt on küll päris pettumusi, aga nüüd vaatasin, see bulgaarlasel väga polnudki viga lõpuks. Algul küll mõtlesin, et nagu on, aga meie Aalika ju ka see väga ilusasti esitas. Hästi oluline on leida ka see, kes selle loomingu välja toob. Selle nähtavasti leiutab Margit Ossipova, kes on nagu kogu aeg selle saate juures nagu abiks olnud, nii et vahendab neid kõiki, ta on väga tubli. Nii et minu meelest on ilusti otsitud need kõik, aga see Birgit on eriti hästi laulnud kõiki neid. Teil on olnud ka päris mitu sellist tandemit kellega te olete ju loonud koos laule. Üks neist on olnud Olav Ehala. Et kuidas see sünergia sündis või mis selleks vaja oli? Elus on juhused tavaliselt, eks ju? Kui ma nüüd aus olen, siis enne seda, kõigepealt oli Valter Ojakäär, kes ilmselt midagi soovitas, nii et ma Oidile tegin paar lugu, aga Oidil oli nii kindel tiim selle Karmuga ja ega ma vahepeal ei tahtnud tõesti väga tehagi. Ojakääruga oli väga tore selles mõttes, et ta oli vanakooli mees, ta luges luuletusi ja siis ta leidis, et kui tal tuleb vaim peale, see inspireerib teda, siis ta kirjutas laulu. Sama teeb tegelikult Olav. Kuigi Olavi puhul on meil olnud need nii-öelda tellimuslaulud, et filmile on laulujuttu vaja ja siis ta on enamasti pöördunud minu poole ja nendega vahel, ütleme, väga vähe laule on nõnda, et enne oli meloodia Olavi puhul. Ainult jõuluingel, jõuluöölded, aga see hakkas kohe ise mängima. Tema inspireerub siis pigem tekstist? Tema tahab teksti, valmis tekste ja ta loeb palju. Seda on päris tore näha, et Olav tõesti loeb palju. Paljud ei viitsi eriti lugeda, et vaatavad rohkem filme või muud. Ja Olaviga on väga tore koostööd teha. Me oleme vanad pere,
sõbrad, üle elanud kurbi asju ja ka laste sünnipäevi kõiki koos pidanud ja Olaviga tegime siis, oleme teinud 4 muusikali vist jah, no tähendab Nukitsamehe filmi järgi tahtis ta seda muusikali teha, siis ma kirjutasin selle, aga Juhan Viidingu geniaalsed laulutekstid jäid sinna sisse, minu. Siis tuli Lumekuninganna, siis tuli Arabella, siis tuli Käsikivi kosmoselt, nii et täitsa palju kohe oleme koos teinud. See, kui keegi nägi, minu meelest Ugala tegi seda Arabellat ka suurepäraselt, tegelikult tellis selle omal ajal Erik Lass Birgitta festivali jaoks. Ja ta oli nagu niisugune kõrgtasemel asi sinna varemetes kanti ette ja sellega oli palju tegemist. Et ka, mõned lauljad ütlevad, et Ehalat on võimatu laulda ja ta on nii keerulised modulatsioonid. Tegelikult, kui ta selgeks saab, siis kõlab eriti hästi. Aga pärast seda Ugala võttis üle ja tegi ja me olime algul suhtusime skeptiliselt, et Ugala on ju ikkagi rohkem draamateater ja kuidas nad tegid selle muusikali suurepäraselt. Suutsid üllatada? Suutsid väga üllatada ja ta oli vist päris tükk aega siin laval ka. Nii et Olaviga oleme me hästi palju koos teinud ja väga oluline on ka see, et kuidagi teame teineteise neid ütleme püüdlusi ja muud, aga see ei tähendab, et kellegi teisega ei ole teinud, aga kõige rohkem lisaks Ojakäärule olen ma teinud tekste Valkonenile, Andres Valkonenile. Kellel siin on sünniaastapäev varsti tulemas, eks? 21. saab, on Andresel sünni aastapäev 75. Jah, nii et me noored olime veel mõnda aega, elasime Õismäel ja Andres pere samamoodi, siis alustasime 21. Valkonenide külmkapis ühendamist ja kesköösel tulime siis Õismäe teele meie külmkapi kallale, nii et 22. on minul sünnipäev, meil oli niimoodi järjest sünnipäevad ja siis juba jaanipäev, nii et niisugune pidustuste aeg, aga Andresest on nii kahju ja eelmisel viimasel laulupeol pidime kohtuma. Ta käis veel minu lasteraamatu esitlusel ja võttis oma lapselastele, tal on 3 lapselast, 1 tüdruk, 2 poissi, võttis ka raamatu ja selle nimi oli Rõõmsat reisi laulurästas, selle raamatu nimi. Katariine Ripp tegi pildid ja ütles, et see sobib. Ja siis ta ei jõudnudki neid lapselastele anda, läks paar päeva mööda ja Andres tuli teada, et enam ei olegi. Ekke ja Iiris ja teised said selle raamatu kätte ja laulupeole ta ei jõudnud, sest seal ju tegelikult tuli leib jahtub. Andres väga oleks tahtnud minna vaatama, kuulama. Aga kui te teate sellist pastorit nagu Jaan Tammsalu, kes on Jaani kirikus, tema saatis Pärnamäe kalmistul Andrese teele ja rääkis haual ja terve selle tema kõne ajal laulis laulurästas. See oli täiesti uskumatu, kõlava häälega seal Pärnamäe puude all. Ja siis ma äkki mõtlesin, et äkki ikkagi linnud ja muusika ja igavene elu on kuidagi omavahel seotud. Või hing ja muusika ja linnud. Just see laulurästas on see, kes valeööbikuks kutsutakse või et muidu ta on nagu ööbik, aga seda laks ei oska teha, seda osa, et jääb tal vahele. Nii et tõesti ta vist jäigi laulma seal
kui me oma peotäied olime ära pannud, aga kuidagi nüüd on mul jälle, iga kord jälle laulurestast kuulen, siis mõtlen Valkoneni peale, nii et jah. No temaga koos sai tehtud esimene, mis oli nendest jõudis kuulajani, oli Las jääda ükski mets. Eelmine nädal Tõnis Mägi helistas ja küsis, et kuule, mis aastal see Las jääda, tema laulis selle sisse, ükski mets on kirjutatud kas 2012, ma ütlesin, kulla inimene, 1973 kirjutatud ja 1974 ette kantud. See võistluskontsert oli aastavahetusel ja miks ma seda nii, täpselt ma ei ole suure aastaarvude määletaja, aga see näitas ka muidugi Andres tähelepanuvõimet. Ta oli muusikasse nii süvenenud, et ta sai teksti ka kätte, aga ju ta mulle otsa või mind ei vaadanud. Tähendab, kui ta tuli, minu mees oli siis sõjaväes, sai puhkuse, aga esimene laps sündis 20. detsembril 1973 ja paar päeva hiljem tuli Valkonen, Andres minu tädi juurde, kutsus mind võistluskontserdile ja tädi vastas, et ei, meie Lelluka on haiglas. Haiglas, mis tal viga on? Terve selle aja, kui ma tekstidega sekeldad, ta ei pannud tähele, et ma olin ikka üksjagu priskem kui muidu, et arvas, et mul mingi raske haigus. Aga jah, et sellega sai see laul paika, sest ma kirjutasin laulu siis, kui ma last kandsin, ma käisin metsas ringi, sest meie kandis oli selline oht, et taheti mõisapargist teha karjamaa, lehmade karjamaa. Seal oli pärnad, muidugi see park oli natuke üsna hukka lastud, võsasse kasvanud ja mida. Aga karjamaad ja kuivendada vesi ära, siis ma käisin seal pargis ringi ja siis tuligi see Las jääda ükski mets, nagu tuli ka südamest. Ja tuli südamest ja ma arvan, et on olemas mingid laulualdjad, igatahes ei võetud seda parki maha, jäi alles, kuigi tähtsad tegelased käiksid ökoplaan ja üleliiduline ja mis kõik pidi olema. Üle liidu oli vaja meie vanad pärnapuud ja tammeda maha võtta, ei pääsesime. Aga siis oli mul see laul ümises, sest Andres kirjutas alati enne meloodia. Temal oli meloodia valmis, sellele tuli tekst teha. Ja siis see meloodia hakkas mul mängima, see sama ta-ta-ta-ta-ta. Ja saigi see laul kirjutatud. Ja Tõnis ütles, et uskumatu, et see on ju nii kaasaegne teema, et ma peaks äkki uuesti laulma. Mõtlesin, et võid laulda muidugi, aga ma aiman, et seda võimast häält, mis Mägil siis oli 74. aastal. Tal on ilus hääl edasi, aga see on niisugune mõtlik hääl ja natuke käre ja ta ei ole ka enam poisike. Ta on kah. Aga kui laulab uuesti, siis ta laulaks kindlasti natuke teistmoodi. Ja niimoodi võib-olla peakski kõigist teemadest laule tegema, et äkki siis kaoadki probleemid ära ja ökoplaanid praegused ka. Sõnal on ju tugev energia, eks ju. Nähtavasti vahel võib ju olla. Ja nendes lugudes, mis on Valkoneniga tehtud, on ju tegelikult hästi sügav sisu ka teksti mõttes. Et ei on kergem meid kannavad erinevad inimesed läbi elu ja erinevad tekstid, et kui tüviteksti peale mõtlete, mis on nagu see tüvitekst, mis on teid võib-olla kandnud ja mis ajas on võib-olla muutunud, aga ikkagi toetanud? Ma ei oskagi mõelda, kui mõelda, et kes on mind kirjanikest
inspireerinud ja elus hoidnud või vaimustanud on, see on siis kõige rohkem ikka Betty Alver. Alver, noh hiljem ka ütleme Kaplinski ja Rummo ja kõik muud, aga Alver on nagu põhi ikkagi. Heiti Talvik sinna juurde on väga huvitavam ja pikantsem, jälle ma arvan Kojupisarais ja purjus ja muud niisugused asjad, aga Betty ise ja pärast huvitav, et ülikooli ajal ma ei julgenud näiteks, ma teadsin, et ta Tartus elab, aga tema juurde minna, aga aastaid hiljem võtsin südame rindu ja läksin nii-öelda palverännakule Alveri juurde. Ja ta võttis mind kenasti vastu, helistasin muidugi enne. Ja ta oligi niisugune, nagu ta kirjutab, lihtne ja samal ajal mõista püüdev, huumorimeelega, täiesti palju üle elanud, rääkis sellest Heiti Talviku surmast ja sellest, kuidas ta Kirjanike Liidust ju välja heideti ja pärast teatati, kui oli see suure sulaaeg, et võeti jälle vastu ja et ka Heiti Talviku on rehabiliteeritud ja siis ta ütles, et see oli, et kas see taastab inimest ja kogu seda kaotust, mis on olnud ja kuivõrd palju võib inimest mõnitada elu jooksul ja muud. Nii et nüüd ma olen olnud üle 20 aastaga Jõgeval korraldatakse Alveri sünnipäevapaiku festival, tähendab sügisene on siis gümnasistidele ja talvine tuulelapsed on põhikoolidele. Nii et ma olen selles žüriis nii kaua olnud, mõtlesin küll, et nüüd viimane kord, aga nad on nii kenad, nad saadavad auto järele ja toovad tagasi ka ja kus sa saad ära öelda ja see on nii huvitav. See on nii lohutav, et sa näed, et lapsed loevad luulet. Et kui kirjutakse, et kirjandusringid on kadunud, no on kadunud, aga kui on niisugused luuleteatrid, no see annab lootust, et lapsed ikkagi loevad ja seal on ka väga palju, võib-olla paljuski on ka muidugi seltskonna küsimus, et käiakse ja nähakse oma vanuseid ja oma hobilisi, aga et nad on jah, Betty Alveri nimele, Tähetund on see suurte laste oma, et see on tegelikult tehakse üle Eesti ikka täitsa palju vahvaid asju, aga noh, üldmulje võib paista küll, kui loed siin, et lapsed midagi ei tee ja midagi ei loe ja nii edasi. Luule on ju selline võimas meedium või relv tegelikult. Sellega saab väga kiiresti väga palju ära öelda. Ta saab lohutada, ta saab õpetada, ta saab toetada, sinna võimalik satiiri panna. Ma vahepeal küsin abi. Mul ei ole siin kella, Priit, kas sa oskad meid aidata? Kõik on hästi. Kõik on hästi. Meil on ka hästi. Palju meil aega umbes on? Kell on 5 minuti pärast 2. Me ennem arutasime, et annaks ka publikule võimaluse küsida. Et võib-olla midagi pakitseb kuskil nii sees, et kas nüüd või mitte kunagi. Kas on kellelgi soovi? Räägige oma kuulsatest tüta. Oi, mis ma tikka, kõik on aja hädas, midagi pole teha. Ja mis noh, võt ma ei teagi, jah, eks oli nõnda, kui ma olin, kui mul teine tütar sündis, siis ma olin Tähekese toimetuses veel tööl ja öeldi, et meie toimetusse 2-lapselised
kahe väikese lapsega ei saa töötada, et meil on niisugune kord. Ja siis ma pidin koduseks jääma, alguses põdesin seda hullusti, ma olin nii harjunud, aga kui sündis Kirke. Aga siis ma sain, minu vanaema ütles alati seesama Eestisse jäänud vanaema, et ära kunagi muretse liiga palju, kunagi iialgi ei tea, milleks miski asi hea. Ja takkajärele ma muidugi põdesin, ma olin harjunud inimeste seas olema, ülikool ja siis kohe järjest. Aga lasteaia kohta niikuinii ei olnud veel ja sõime koht. Ja pidin jääma koduseks ja nüüd mul on nii hea meel. Ma nägin oma laste, ma olin nendega, kasvasin nendega koos. Ma nägin neid probleeme ja asju, no näiteks põdesin jah algul ja kirjutamisega oli häda, et näed, mind nagu on välja arvatud ja pärast nad rääkisid mind pehmeks mitte koosseisuliks tulema päris mitu aastat hiljem, aga noh, viha ei pea ega midagi, aga esimene hetk oli jah niisugune raske, aga ma ei oleks saanud kirjutada sellist raamatut nagu Kristiinase keskmine, mis tegelikult on puhtalt nagu meie elu kroonika ja millest nüüd on vist 6. kordustrükk tehtud, kuigi ma mõtlen, et olud on ju nii palju muutunud, seal on tõesti ausalt kirja pandud nagu tollal elati. Praegused, seal ei ole sellist sõna nagu pampers, ei teatudki sellist sõna. Seal olid klaaspudelid, mis keetes ja lutid, pika otsaga porgandikujulised lutid ja muud. Kõik, marlist tõmmeldi mähkmeid ja mis kõik, aga seesama, see kodune üksteisesse suhtumine oli nagu väga oluline. Ja ma sain teada sellist asja, et nagu keskmise lapse probleem. Pärast olen ma kirjandusest lugenud, et see on tegelikult olemas. Sakslased on uurinud seda põhjalikult, aga meil tollal ei räägitud midagi. Oli doktor Spocki raamat, kus oli öeldud, et kui laps on väga haige, ei söö, siis andke banaani, mida ei olnud Nõukogude Liidus üldse saada. Ja kui olete ise väga läbi omadega, siis minge kaubamajja ja ostke endale uus kleit. Te mäletate, missugused olid kaubamajade kleidid tollal. Ei tahtnud teda, igaüks püüdis ise kuidagi midagi saada. Ja niisugused, tähendab, ma sattusin teise maailma ja sellesse laste maailma ja elasin koos nendega ja kuidagi võib-olla oleks pidanud, nagu mul abikaasa algul ütles, et oleks pidanud ikka inglise moodi, et olema nõnda, et 2 Kirke ja Maarja ja Kirke on aasta 3 kuud vahet ja siis tuleb vahet 4 ja 5 aastat, siis tuleb väike, keda ma siiamaani kutsun aeg-ajalt väike, kuigi ta on kõige pikem meie tüdrukutes. Nii et tegelikult kõik need probleemid ja asjad olid meil nagu, muidugi nüüd tuleb anda üksteisele nagu vabadust ja muud, aga iga laps on erinev, midagi pole teha. Paljud on öelnud, et kas 3 last, aga ei ole ainult see kunstnik ja kirjanik. Ei ole see keskmine tütar, tema tõlgib ja ma ütlen ta minuga samal ajal. Kutsun teda meie inseneriks, kui on vaja midagi parandada või teha või mulle aidata internetist aru saada või midagi. Või koeraga arstile minna ja siis on alati tema kõige, nagu see ikka see kolmas laps, olgu ta poeg või tütar, alati peab olema, kannab välja aga jah, see, et vanem tütar, kui tal tehti ettepanek Kirjanike Liidu esimeheks kandideerida, mina olin kohe vastu, et ära, see on koeraamet, mis asja, et äsja just olid suured pahandused seal, kõik need smooli teemalised ja mille teemalised, kus määriti kõiksugu probleeme kaela ja
kirjanike liidu esimeest vaest Tiit Aleksejevit sõimati punaseks täiks ja no täiesti mis ka ju mõtlesin, et on sul vaja. Ja näed, ikkagi ta kandideeris ja ikkagi ta, ma mõtlesin, ehk ei lähe läbi. Ja ma ikkagi läks läbi ja nüüd ma pean ütlema, et täitsa saab hakkama. Ja huvitav, punaseks tõiks sõimajale pandi kirjanike liidu list kinni juba enne ja saab hakkama, nii et hea asi on, et tal on see keelte valdamine, kuna ta vahepeal alguses ju Tartu ülikoolist läks vahepeal Torino ülikooli ja siis Rooma, et ta on nagu itaalia keeles täitsa kodus, aga inglise filoloog on. Ja nüüd tegi Maarja on noor, mis minu jaoks on noor, 50 on minu jaoks noor, ei ole midagi. Nüüd, mis ta nüüd välja mõtles, teema, millest me olime palju rääkinud, et naaberriigid peaksid omavahel lähedalt suhtlema. Tema Läti suursaadik Kristiine, ma ei mäleta ta perekonnanime, suur estofiil ja temaga koostöös korraldati kirjanike liidu juures läti keele kursused. Ja Maarja räägib praegu peaaegu vabalt läti keelt. Magdalena noorem tütar, kes on ealapse toimet, nii pooltki, aga üksikuid sõnu ja lauseid ja puha. Ja see on ikka täiesti ja seal on veel, kes leedu keelest tõlkija Tiiu Sandrak ka juba hakkab läti keelt oskama, nii et tegelikult oleks tore, kui me vastastikku oskaksime, aga ma käisin ühes tunnis ja esimeses, aga see oli talvisel ajal ja nii libe ja kuna ma busside kardan sõita tehnilistel põhjustel jäi pooleli ja ma kardan, et mu pea nii hästi ei jagaks ka kui Maarjal, et õppisin ära seal, et ma olen äsmu, mitte esmu kirjutada, aga hääldad äsmu. Ja peale ma rõõmustasin, et ometi on olemas nüüd riimsõna kohale käsmu. Aga kaugemale ma ei jõudnud. Nii et energiat on Maarja täis, nüüd nad tahavad mingit loomeliitude asju seal ajada veel. Eks näis, kuidas sellega läheb. Aga jah, ma imestan, et algul küll öeldi, et see on poputatud kirjanike majas kasvanud, hellitatud mingi Eideke ja mis ta kohta kirjutati, see meie listis. Ei ole me kirjanike majas kasvanud, me Ruilas on nemad kasvanud. Ja alguses kõik alustasid ka Ruila koolist nagu mina ise, sest algkooli programm on ju minu meelest igal pool sama, aga maa, õhk ja kõik see oli ikka minu jaoks oli see nii oluline. Nüüd vahel Maarja on rääkinud, äkki oleks ikka käinud Prantsuse lütseumis või kuskil, et äkki oleks nüüd ikka. Ma ütlesin, mida sa Rooma ja Torinos oled käinud ülikoolis, kuhu sa Ruila kooli pealt said ilusti, sinna ei ole midagi. Ja Kirke on jah, kunstiakadeemias, tema läks kah, tema ju vahepeal kandideeris, talle rääkis eelmine rektor Augu pähe, et ta kandideeriks rektori kohale, jälle mina olin vastu, õnneks ta ei saanud ja nüüd ta saab ise ka aru, et õnneks. See on niisugune bürokraatia koht ja eks seal kunstiinimeste olukord, ma ütleks isegi, et mulle näib, et natuke raskem kui kirjanike olukord, et neid on kunstnike liidus meeletult palju. Ja seal on igasugused eriarvud ja ega ikka pärast kunstiakadeemia lõpetamist neid töökohti, nagu vanasti olid tehase kunstnikud või mingid seinale kujundajad. Ega neid töökohti nii väga palju ei ole. Laste kunstiringid ja kõik see ikka ära ei elata. Ja peale selle raamatute illustreerimine, nad peab ikka väga palju neid tegema. Et ära elada, ega neil kerge ei ole, aga Kirke on praegu dekaan ja ta loodab
loodab siiski, et saab ainult professori kohale jääda, ta on seda ka nii kaua teinud. Sest ta tegi vanasti, illustreeris minu raamatuid. Nüüd on Maarja omi paar lasteraamatut illustreerinud, rohkem ei ole aega, sest väike poiss ka kasvab ja tahab ikka ka telefoni äravõtmist ja muud niisugust ja arvutimängudest äraajamist või telekamängudest. Ja no tema, ma loodan, et ta saab hakata ometigi ka tegema neid, ega meil ju väga palju neid kujude tellimusi ka ei ole ja samas nad käisid seal Tehumardis sättimas neid asju, et mitte maha võtta, vaid teha sellest ilma kommunistliku suunitluseta lihtsalt hukkunutele mälestusmärk. Vaat niisuguste asjadega sekeldab. Aga tema minu jaoks on tema kõige tähtsam töö see seal Maarjamäe memoriaalis need mesilased. Tema selle, tähendab, arhitektide tehtud on ju kõik muud need õunapuude idee ja kogu see aga see, et mis peaks olema seal sellel seinte, algul nad olid ainult mustad, aga kirke tehtud ja planeeritud on see mesilaste osa. Need mesilased prinditi välja, nii mõelda, prinditi välja metallist Tehnikaülikoolis, nii et Magdalena ja Maarja siis oma käis pagasnikutes, vedasid kastide kaupa neid mesilasi kohale, et oleks 10 000 seal neid olemas. Mõni on vist juba maha ka kukkunud ja minu jaoks oli see nii oluline asi, sest et kui ma neid nimesid seal vaatasin ja otsisin, leidsin ühe oma onu, aga vanaema nime ei leidnud. Ja siis ma kirjutasin sinna sellele meie memoriaalile, et kuidas minu vanaema hukkus seal Novosibirski oblastis ja tema nime, tahaks nagu näha seal. Ja siis tuli välja, et oli eksitud seal statistikas, nagu oleks ta Eestis surnud. Aga tähendab, ametlik fakt oli nii, vanaema oli Novosibirski oblastis, ta oli juba lähenemas 90. Ta viidi ära, kui ta oli 84. Viidi mind hoidmast. Isa ja ema olid märtsis 49. Õpetajate nõupidamist olid koolivahe ajal. Olid linnas ja vanaema 84-aastane, kuidas ta jaksas, ma ei tea, väikese 2-aastase lapse juurde tuli jala kohale ja hoidis mind. Ja korraga sõitis must auto, kongiauto koolimaja ette. Elasime koolimajas, siis vanemad olid õpetajad ja kamandati vanaema autosse ja et nüüd oma kodust läbi, algul nagu taheti otse viia ja et mind ka kaasa, et kuhu ta jääb. Aga siis tal õnnestus seletada, et ta elab hoopis mujal. Siis ta viidi tema talusse ja koolitädid võtsid minu enda hoolde. Ma ei tea, kas mind oleks viidud või mitte, vanaemaga, mis sest oleks saanud. Nii et tund aega, ma ise olen mõelnud, kui mulle antaks tund aega võtta asju kokku panna, kas ma oskaksin vajalik, mida kõike on vaja iga päev. Nojah, seesama vanaema, õnneks oli siis, võeti ka tema kõige vanem tütar kaasa, kes oli 64, nii et elas siis, oli kolhoosiski töötanud seal Novosibirski oblastis ja juba ema oli kodus tagasi 56. aastal, kui ta sai teata, et vanaema on surnud. Vanaemale oli nimelt armu antud, oli tulnud teade, et nüüd Mari ja Elli võivad koju sõita ja ta sai infarkti või nagu tollal öeldi südamerabanduse, süda ei pidanud vastu enam. Ikkagi ligi 90 ja nii, et oleks ta natuke vastu pidanud, oleks ikkagi Eesti mulda saanud, aga
aga nüüd sinna ta maeti ja kuna mul oli emal see päevikus registreeritud need asja, ema pidas päevikut ja siis ma sain nendele memoriaalimeestele näidata, nii et vanaema Mari Iisrael pandi siis sinna lisatahvleid. Seal tuli palju igasuguseid, paljude inimeste, kui teil on andmeid, siis andke neile teada, nad panevad see on mingi kergendus, et ta nimigi tuli siia, kus need luud seal Novosibirski oblastis, see eestlaste surnuaed, nagu räägiti, oli küntud pärast ka mingiks põllumaaks ja ei tea, mis seal siis sai. Et noh, nagu hing ja siis ma mõtlesin seda, kui me selle avamisel olime selle memoriaali ja siis ma täitsa silmlek praegugi läheb märjaks, kui ma mõtlesin, et kas vanaema kuskilt pilve pealt näeb, et tema tütar, näed, on teinud siia selle mesilaste mälestusmärgi, et mingi seos on ikkagi olemas, nii et jah, sellise raske aegu oleme me kõik üle elanud, aga mis seal ikka. Ma võib-olla loen ühe luuletuse, vaatan, huvitavalt silm läks vesiseks ja nüüd ei näegi varsti lugeda, aga ikkagi mõtlen, et kui ma olen... Nii kaua kui otsite, ma küsin, meil oli siin väike võistlus, 2 küsijat oli, et üks küsimus jäi küsimata, et kas pärast luuletust on veel jaksu ühele küsimusele vastata? Jaa. On. Siis Priit, broneerime selle küsimuse sulle ja siis ma arvan, et tõmbame otsad kokku. Aga... Kus see küsimus oli? Seal taga oli. Ma küsin nüüd väga ilusa luuletusega lõpetada. Ma küsin siis oma küsimus ära. Et ma loodan, et see fakt on õige, et koos tõlkelugudega olete kirjutanud üle 1000 laulule sõnad. Vähemalt nii näitavad igasugused andmebaasid ja seda on päris palju. Ja mina ei ole laulu kirjutanud, aga ma ise eeldan, et laulu sõnu kirjutatakse, siis lauldakse ka kaasa, et püütakse, kas see on laulu või ei ole laulu. Ja siis ma kuulisin ka, et kas te ise olete laulnud, sest ma leidsin sellise fakti, et Keila rajoonis 7. klassis olite ühel lauluvõistlusel, võitsite esimese koha. Jaa, lauluga, see oli mu ainu. Rahvaviis ööbiku lauluga võitsite esimese koha, et miks laulmine katki jäi? Isa oli ju väga suur pillimees, kõiki pille mängis, trompet oli põnipilliks, ema oli väga palju muusika ja seotud, miks te laulus edasi tegelikult? No võt, tegelikult aeg on hoopis teine. Kui mina olin laps ja või pärast, kui ema oli jubagi tagasi tulnud, näiteks põrandat pestes või nõusid pestes või midagi tehes või ka õues marju korjad, naised laulsid alati. Kodus lauldi nii palju ja mina ka laulsin, mul oli laulikki tehtud, kirjutati laulusõnad üles, ainult viis ei olnud, üldse lauldi palju ja mulle aga see oli mu ainukene laulja karjäär. Võib-olla sellepärast, et Korea rahvaviis ööbik oli, Korea rahvademokraatlik oli just tollal, ta oli nagu praegu see Põhja-Korea, kes julges vastu vaielda. Ma ei tea, mulle meeldis väga laulda, keskkoolis veel kah natukene, meil oli klassiansambel ja poa. Omal ajal, kui Johan Viiding ja Urtsak lõppisid ja Rätsep lõppisid, et oma selle Aamor trioga, siis minu sõbranna Viiviga, meie kursus, mõtlesin, me teeme psühheduo. Aga see piirdus ülikooli klubi selles puhvetis laulmisega ja kaugemale hääl ei ole kah enam see ja peab lapsed laulsid mul kah niimoodi koolis võistlustel ja puha, aga kahju küll aga tore, et üks kordki ja Keila rajoon oli väga kindel koht ja tubli. Aga mõtetest ikka laulate, et Anneliski laulu sõnu näiteks, ja
ikka ümisen kaasa ja seda küll. Neid samu, kui neid eurolaule ka. Ja muide, kui oli juttu see Ehalast, siis mitte see suvi, vaid eelmine suvi me käisime temaga muusikaga, nõukogu rääkis meile augu pähe, me käisime Olguga Ida-Virumaal ja siis seal Hendrik Agur, kes on ta nagu on tüüp, aga ta on väga hea eestistaja ja ta on ikka niisugune energiline mees. Tema tegi sellest Kohtla-Järve koolist, tegi Eesti kooli ja ma ei tea, igatahes, aga veeti meid siis ühest kohast teise ja lapsed Sillamäe, Narva, Kohtla-Järve, üks koor oli veel, kas Jõhvi, ei, Toilas me käisime esinemas, no igatahes need vene koolid, me käisime nende lauluproovides ja nad laulsid eesti keeles, need olid kõik meie laulud temaga, Olguga tehtud ja algul väga suure aktsendiga ja kui nüüd viimane kontsert oli Toilas, nad laulsid täitsa peaaegu ilma aktsendita ja nad olid, üks poiss oli nii vaimustatud, mina tahan teiega laulda, et no täiesti, no mõtlesin, et lauluga äkki saakski neid ikka niimoodi meie poole pöörata ka, et tõepoolest, no need tõlked neile anti vist kõrvale, et nad teaksid, millest juttu, aga see oli jah, väga, need laul on tegelikult ikka üks niisugune võimas asi küll, jah. Ma arvan, et rahvalaulud säilitasid Eesti seda rahva tugevust just selle sama, kellel pragude vahel olid lutikad ja kirbud ja nõgilaes, et selle ilu ja ilumeelt ja edasi püüdmist paremuse poole, et need rahvalaulud kindlasti aitasid. Aitäh. Ma loen siis ühe luuletuse tõepoolest veel selline nagu eile nägin Eestimaad ja nägin teda täna. Tänamatu olen, kui ma südamest ei täna, kas või mõttes neid, kes hoidsid seda maad ja mulda, neid, kes siin ja neid, kes läinud teele, kust ei tulda. Täna nägin Eestit, kus on näiliselt kõik lihtne, kui ei teaks, kui rohkelt rõõmu all on murekihte, kui ei teaks, kui palju nõuab ilu, tööd ja vaeva, kui ei varjaks tihti pelgus homse pärast taeva. Eesti on nii ilus, et ma kardan tema pärast, teades, kuidas aplus vormib münte muistsest särast, kuidas salakavalus teeb usu olematuks, alaväärsus armastust peab lapsemeelseks patuks. Teades, kuivõrd lihtne on ka aateid labastada, vabu toore jõuga vabadusest vabastada, aimates, et ilu kõnnib ikka veel noateral, kartes kurjust, mis võib olla õige peagi päral. Eesti on nii ilus, et ma kardan tema pärast, et ma kardan minna hardaks. Aga kui ei armastaks, siis küllap vist ei kardaks. Siia sõiteski ma ausalt öeldes vaatasin ringi, kui ilus on Eesti. Ja aina ilusamaks läheb ja igal pool tehakse kõik selleks, et elu oleks parem ja just, et oleks see sama ilumeel lööb ikka igal pool välja. Siin samas Suure Jaanis, ma arvan, et peaks kogu aeg pildistama, seepärast, et siis on näha, kuidas kõik on muutunud ja kui palju ilu on ümberringi loodud. Ja miks ma kardan? Ma kardangi seda, et nüüd on meil jälle, mida meilt võtta ja mida lõhkuda. Ja ma väga loodan,
seda ei juhtu, et me jääme olgu pealegi mitte väga rikkaks, aga et me jääme ikkagi vabaks ja nii palju kui võimalik iseseisvaks, nii et jah. Aga või äkki ma olin nüüd, äkki ma siiski tegin nüüd liiga kurva lõpu. Ütlen siiski, kuna siin on üllatavalt palju mehi saalis, loen ühe luuletuse. See on, tavaliselt on kirjandusõhtul alati daamid, aga nii tore, kui on härrad ka. Täna on pärastlõuna või lõuna ju. Selle pärast. Seda küll, aga ikkagi. Nii. See luuletuse nimi on Kole lugu. Kuulsin oma sugupuust ühte lugu koledat. Nimelt oma isa suust kukkunud ma olevat. Talle meeldib tukkuda, kes siis seda meist ei tea. Niisiis kalki kukkuda ma ei oleks võinud pea. Paistab, et mind kukkudes kaitses vaiba pehme pind. Õnn, et isa tukkudes alla veel ei neelad mind. Nii et see on nüüd see muinasjutt vihmaharjum. Suur aitäh selle kohtumise eest, aitäh. Suur tänu, haigu uhke. Ja see on tõesti see muinasjutt oli vihmaharjum. Suur aitäh Annikale ka. Pärast õpetas, kuidas kinni pannakse. Ja on üks tänu veel, mida ma edasi soovin anda. Aitäh Mart. Mart oli täna see mees, kes oli Leelole autojuhiks, on jätkanud autojuhiks, kes Leelo siia tõi ja kes Leelo Tallinnasse tagasi või kodu tagasi viib, nii et aitäh sulle Mart. Suur tänu veel kord selle kohtumise eest. Ma arvan, et oli igas mõttes vajalik ja huvitav ja kasulik. Aitäh teile veel kord. Aitäh, suur tänu.